Tere! Nädala peatükk vaid Hanan jutustab, kuidas Mooses eraldas 3 pelgulinna teisel pool Jordani jõge, et sinna saaks põgeneda tapja, kes kogemata tappis oma ligimeest ilma teda varem vihkamata. Igasse linna viis lai ja mugav tee. Igal ristmikul oli paigaldatud silt, kus oli kirjas pelgulinn, pelgulinn. Kui pelgulinnad eksisteerisid materiaalses maailmas, siis sama pidi kehtima ka vaimsel tasemel. Pelgulinnaks nimetatakse Toora sõnu, mis annavad varjupaika vaimsele tapjale, pattusele. Tegelikult on kord hoopis vastupidine. Midagi eksisteerib vaimses maailmas mitte sellepärast, et see on olemas materiaalses maailmas, vaid asi on olemas materiaalses maailmas sellepärast, et see eksisteerib vaimses maailmas. Nagu seletab raamat Shnei Luchot Habrit, see, et Toora räägib asjadest, mis on olemas meie materiaalses maailmas, tegelikult tähendab, et need on olemas vaimses maailmas. Kuid meie suudame paremini aru saada asjadest, millel on seost meie materiaalse maailmaga. Sama kehtib ka pelgulinnade ja kõikide nendega seotud detailide puhul. Kõik detailid, mis on olemas pelgulinnadel meie materiaalses maailmas, kehtivad ka vaimsel tasemel. Ning tegelikult eksisteerivad nad eelkõige vaimses maailmas ja meie materiaalne maailm lihtsalt peegeldab seda. Kui oleksime piisavalt kõrge vaimsel tasemel, suudaksime aru saada asjadest, kuidas nad on vaimses maailmas ja teha järelduse, kuidas nad on peegeldatud materiaalsuses. Nagu oli varem öeldud, igale pelgulinnale viis lai tee, kus igal ristmikul paiknes silt, mille peal oli kirjas pelgulinn, pelgulinn. See oli tehtud selleks, et tapja teaks täpselt, kuhu ta peaks põgenema ja ei eksiks ära. Kuigi pelgulinnad olid eelkõige mõeldud kogemata tapjatele, sinna sai põgeneda ka inimesed, kes tapsid ettekavatsetult. Nemad sai varjuda pelgulinna senikaua, kuni kohus tegeles mõrva uurimisega. Sama kehtib ka vaimsel tasemel, kus Toora sõnadeni on väga lihtne jõuda, kuna nendeni viib lai ja mugav tee. Kuid vaatamata sellele seisab Jumal sildiga, mille peal on kirjas pelgulinn, pelgulinn, et isegi ettekavatsetult tapja ehk see, kes tahtlikult rikub Jumala käske, saaks põgeneda pelgulinna ja ei pööraks vasakule, vaid valiks elu ja siis inimene aitab teda. Kui Jumal on inimesele juba näidanud, mis suunas tuleb liikuda, siis tema ise peaks omakorda minema ristmikule, kus seisavad teised juudid ja ei tea, mis suunas nad peaksid minema. Peaks minema nende juurde ja karjuma, pelgulinn, pelgulinn, minge paremale teele, mis viib pelgulinnani. Seal on varjupaik veritasu nõudjast. Ärge minge vasakule, mis viib hauda ja kadumisele. Igaüks peab seisma ristmikul ja karjuma, pelgulinn, pelgulinn, näidates teed, kuhu peab minema. Ja kuigi inimene leiab ennast ristmikul, kus on olemas ka tee, mis viib vasakule, ei pea ta kartma, et ta võib ära eksida, kuna tema täidab temale määratud ülesannet. Nagu on öeldud tuntud Baal Shem Tovi ütluses, hing tuleb siia maailma ja elab 70 või 80 aastat selleks, et teha teisele juudile head, kas materiaalsuses või vaimsuses. Seega tasub kogu aeg seista ristmikul ja näidata teisele juudile teed Toora pelgulinnani. Tänu sellele näitab Jumal meile teed eluni ja õnnistuseni. Võib juhtuda, et inimene isegi ei tea, kas keegi üldse näeb või kuulab teda. Võib isegi juhtuda, et ta hakkab seisma ristmikul ja ei näe ühtegi teist inimest. Vaatamata sellele ta hakkab seisma ja näitama teed pelgulinnani.
kus inimene võib leida varjupaika kurikalduvusest. Talmud traktaadis Kedushin ja sama mõtet kordab ka Rambam, ütleb, et inimene peab alati vaatama teist inimest, justkui tema on tasakaalus. Ja seega tegu, mida ta praegu hakkab tegema, võib tõmmata teda kas headuse või kurjuse poole. Seda enam peaks mõtlema, et terve maailm on tasakaalus ja kõik põlvkonnad, mis olid enne teda ja mis tulevad peale teda, on tasakaalus. Seega teost, mida ta praegu teeb, sõltub terve maailma heaolu. Võimalik, et ta seisab ristmikul, kuid ta pole midagi saavutanud. Võimalik, et tal endal on kurikalduvus ja see pole kuidagi läinud nõrgemaks, isegi vastupidi, tugevamaks. Vaatamata sellele, kuna tema teenib Jumalat ja täidab oma ülesannet, näitab talle Jumal teed eluni ja õnnistuseni, aidates ja päästes teda. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!